Noh, näed väga hästi, mis tüve ma tegelikult siia importida tahan nüüd küll. Tšehhi oma. Ja see on pärit Iraanist. Ja vaata seda Popovi vanuserühmas ja Meritsa vanuserühmas on maha lõppenud 52 meesterahvast, mis meie konteksti panduna tähendaks 5. Ja siis Raivo Aeg ja Alar Lanemanni vanuserühmas on nagu näha on 255 meesterahvast, mis meie konteksti panduna tähendaks 25. No neid on 10 miljonit, meid on miljon. Ja ma olen sellega nõus. Sest noori on vähe ja see Iraani tüvi on võib-olla veel kõige parem. Vastulöök trahvi ühiskonnale. Sest mida rohkem on asi lappes seal Tallinnas, seda suurem on võimalus, et ka nendeni ja nende lastelasteni jõuab, sest vaata, vanuserühmas 15–24 on ka meesterahvad. 2 ja ka nende laste, nende Lanemanni Aegil, mitte lastelaste, vaid laste eas. 25–34 on neid 7. Ja 35 võib ka muidugi veel lapsel, võib küll. Et on juba 25 ja naisi on ka päris palju. Tütar ei pruugi ka pääseda. Nagu öeldakse, vahel paljud patud nueldakse laste kaela. See on üks väga vana hiidle ütelus. Sihukstel sadistidel võiks juhtuda nii mõndagi. Eesti demokraatia hävitamise eest. Mina ei anna veski. Ma käin väga hilja poes, apteeki ma lähen ka homme mingi 8:30 või 7:30. Siis nad vast ei viitsi enam jõlkuda. Eks nad vast tipptundi vahivad ja päeval liiguvad rohkem. Ja siis tanklates võib-olla hakkan veits rohkem käima. Niisugustes peidetud kohtades, kuhu nende silmad ei ulata. Minul on täitsa pohla, kas ma ventilaatori otsa satun või satun. Mingis mõttes on see märtriks olemise võimalus. Mitte ükski noor ju pole kapist välja tulnud ja ma olen lugu rääkinud. Ja kes on välja tulnud, on rääkinud ikka pigem halavõtmes, et kõik on läbi ja kõike peab piirama. Seen Veskimägi on ka vist ikka varjatult hüsteerikat. Ja kui ei ole tema, siis tema see kilkond on nii vedel ja ei suuda asjast lahti enam lasta. Jüri Ratas on ju viimasel ajal ju täiesti nagu püstanud, tema kõnemaneer oli ka jumala agressiivne. Võib-olla on jälle mõni tema sõber seal ventilaatoril, need tunduvad nooremad inimesed, meesterahvad tõenäoliselt. Aga võib-olla ka Maarja Koll laps jälle sees. Kes need ühe päevaga seal välja tulla lapsele, see 30-aastaselt ei ole. 40-aastaseid on küll mõne. See on 40-ndades meesterahvas 1 päev, 2 päeva, ei ole usutav lihtsalt. Ma tean, see käib lastel nii ja mõnedel noortel naistel ka alla 40 kõvasti. Ma tean, sellepärast Kreekas oli ja poisil läks 2 päeva. Et kui täiskasvanud mehed vaelevad seal 3 nädalat 6 aega, Mattial läks ka 10. Kui lahti ühendati. Kreeka tüdrukutel läks nädal, Kaika keskmisest lühem. Selle juhildavale hingamisele kukkumise eelsel perioodil, nende 2 puhul, kes said imekähku välja, oli täiskasvanud noortest haiglasse kukkunud ainult üks ainukene 20. alluses meesterahvas.
No väga raske on jah uskuda, et üle 40-aastane meesterahvas nii ruttu pääseb. Jah. Ja sellest on nüüd mindud hüsteeriasse ja trollitud kõike, mida ma kartsin ka, et kui lapsed mängu tulevad, siis kaob igasugune ratsionaalsus ära ja nüüd ma tõesti soovin, et see jõuaks Alar Lanemani, Aivo Aegi ja Jüri Ratase lasteni. Ja kohe niimoodi, et on ventilaatori otsas küljes ja mõiga sureb ära. Võib-olla siis hakkab elu ringi mõtestama, nagu Märt Avandist on saanud väga korralik meesterahvas, kes räägib ka oma depressioonist ja on igati produktiivsete asjade eestvedaja ja kõik pärast seda, kui tal laps vähki suri.